ei oodatud. Nii, ja alustame härra Lillapere ettekandega. Tulumaks on 4 kuuga laekunud 230 150 eurot, mis on 4% enam meie prognoositud ja ligi 10% rohkem kui 2011. aasta sama perioodiga. Elva linnavalitsus esitas kaebuse 23. aprillil Kanal 2 Eestis olnud õsareportide vastu, kus Toomka vallas Kurelane külas oleva reovee teemaga saatlõigul üritati valeinfot Elvas ning kahjustati Elva linna mainet. Täna tuli vabamustega kiri Kanal 2 juhilt Urmas Orultile, siis oli järgmine. Sarisaadet õsareporterid ooda aktsiates Kanal 2, vaid osaühing osakond. Seetõttu edastasime teie pöördumise koheselt osaühing osakond juhtkonnale lahendamiseks. Käesolevaks ajaks on meile teatatud, et osaühing osakond toodab uue saatelõigu, mis eritab juhtunut ning lükkab ümber 23. aprilli saates avaldatud informatsiooni. Saatel jõuab Eestrisse saates Õsareporter täna 30. aprillil. Ühtlasi vabandab saate tootja tehtud vea pärast. Nii et loodan, et Õsareporter 9.0. Tartu Ringkonna kohus jättis oma 20. aprilli otsusega rahuldamata osaühing AVS kaebuse Elva linnavalitsuse vastu lepingu lõpetamise kohta 28. mail 2010. aastal. Osaühing AVS võlg Elva linnale 22 775 eurot ja 356 000 krooni. Käesolevaks ajaks on firma muutnud 2 korda ärinime ja vahetanud ka juhatuse liikmeid. Hetkel juhib firmat niinimetatud tankist, kes Julianus Inkasso info põhjal paljudest transpordist oma firmade juhatajad. Elva linnavalitsus on esitanud nõude kohtule võla kättesaamiseks kiirmenetluse korras. Elva linnavalitsus viis gümnaasiumi töötajate seas läbi rahulolu küsitluse. Küsitlusele vastab 57 töötajat. Kuna aeg-ajalt on koolis koostada meeskonnatöö vajakajäämist, siis oli küsimustiku rõhk suunatud juhtkonna ja töötajate vahelistele suhetele. Küsitluse tulemuste selguses koolis valitseb sõbralik ja töine õhkkond. Murelikuks teeb, et paljudele küsimustele vastatud ei oska öelda, mis viitab ükskõiksusele ja negativismile. Kindlasti arutame kooli juhtkonna ja direktsiooniga selle küsitluse tulemusi ja olukorda parandada. Linnavalitsus korraldas linnavara kindlustamiseks hanke. Pakkumused esitas Ergo kindlustus ja Salva kindlustus. Kindlustatava linnavara kindlustusväärtus on üle 25 miljoni euro. Linnavara on kindlustatud tule, tormi, vee, kahju, muldvarguse ja vandalismi riski vastu. Madalama maksumusega pakkumuse tegi Salva kindlustus kindlustusmaksega 4349 eurot. Verevi järve rannavalve teenuse osutamiseks esitas pakkumuse 3 firmat. General Security Service, Arctic-Card osaühing ja G4S Eesti. Madalaima pakkumise tegi General Security Service maksumusega 5752 eurot. G4S Eesti pakkumus oli 7051 eurot ja Arctic-Card osaühing maksumus oli 11 880 eurot. Hetkel on veel leping sõlmimata ja täna kirjutas meile General Security Service esindaja, et neil on probleeme lepingu sõlmimisega, nii et võib juhtuda, et tuleb sõlmida leping G4S-iga rannavalve teenuse pakkumiseks. Puieste tänava renoveerimiseks esitati 6 pakkumus. Aktsiaselts Lemmikainen Eesti, osaühing TAF, osaühing Sahkar TC, aktsiaselts Voorema teed ja Valga teed. Madalama pakkumise tegi aktsiaselts Voorema teed maksumusega 185 820 eurot. Kuna meil eelarves nii suurt kulu ei olnud planeeritud, hanke menetlus hetkel veel lõpetamata ja otsus tegemata. Püüame siin Voorema teedega läbirääkimisi hinna osas teha. Sõlmiti töövõtuleping Metsaruum osaühinguga Elva Arvijärve ümbruse ning Pargi ja Nooruse tänava vahelise metsapargi hoolduskava koostamiseks maksumusega 4400 eurot. Tööprojekt peab olema valmis 28. veebruariks järgmisel aastal. Hoolduskava koostamise eesmärk on hinnata pargi väärtuste säilivust, tuua välja pargi väärtuste ohustavad tegurid, pakkuda probleemidele lahendada.
määrata põhiväärtuste säilitamiseks vajalikud tegevused, nende elluviimise plaan, sealhulgas orienteeruvad tööde mahud, ulatus, kirjeldus, maksumus ja ajakava. Tänavate joonimine on kokku lepitud Lemmikäinen Eesti AS-iga. Tööd teostatakse 18. või 19. nädalal vastavalt ilmaoludele. Suurema koormusega kruusakatetega tänavatel on teostatud soolava tolmutõrje, mis peaks siis tolmu kinni võtma suve lõpuni. Tänaseks on lõpetatud kevadlilled istutamine. Istutati kokku 2078 taime. Muuseumi tuleviku osas ootan kokkusaamist minister Langiga, et täpsustada Tartumaa muuseumi ülevõtmise tingimused. Veedu ravikodu on esitanud taotluse detailplaneeringu algatamiseks niinimetatud ülikooli kirjanike maja fondile. Elva linnavalitsus on palunud lisaandmeid nii eskiisjooniste kui tegevuste osas. Kindlasti korraldame elanikele enne planeeringu algatamise otsuse tegemist eskiisi tutvustava koosoleku. Ja lõpetuseks Elva linnavalitsus korraldab heakorratalgud 4. mai õhtupoole. Plaanis on korraldada Tartumaalt 1 krunt, heakorrastada staadioni juurde rajatava parkla ja koristada linnaparke. Ja kutsun teid kõik järgmisel laupäeval Elva linnapäevadele. Aitäh! Aitäh! Küsimused? Küsimusi ei ole. Mul on Toomasele küsimus, et Elva raekoja kell pidi valmis saama 1. jaanuarist. Protokollis on kirjas, maakomisjonis lubati seda asja teha, siis oli 1. veebruar ja nüüd ta näitab 3 korda väga imelikke kellaaegasid. Kas seda ei saaks korraks, mitte korraks veel käima, et praegu aeg seisab tegelikult? Ma ei tea, kus protokollis 1. jaanuar on aasta lõpus, kui me arutasime selle raekoja kella korda tegemist, siis me saime volikogult toa ja tegelikult me kirjutasime selle eelarve sisse. Ja praegu on läbirääkimised nii kaugel, et jaanipäevaks on lubatud, et kell saab käima ja oma õiget tuurid teada. Saksamaalt neid kelli ei ole võimalik koha pealt tellida, neid karbisi müüda, neid tuleb tellida ja need monteeritakse vastavalt kuhu paigaldatakse. Nii, aitäh, palun Reino. Ma küsiks teisega ära, et pikalt ei peaks küsima, et kas linnavalitsus maakomisjoni ettepanekutega on nõus, et me hakkasin üksikasjaliselt küsima, et hästi palju on praegu ikka tööd. Veedu on täielik pardakk, ausalt ütelda, ma ei räägi Pärna tänavat, ma ei räägi, mis on see Turuplatsi juures, nii uus olukorras, et Võik tänavat, et kui nad ära saab ja on arutatud, maakomisjonis oli see arutatud. On arutatud ja kindlasti me ehitajale või tööde teostajale oleme ka väga palju ettekirjutusi teinud või ettekirjutusi teinud kirjalikus vormis, aga juhtinud tähelepanu teede halvale olukorrale nii Võik tänavas kui Tartu maanteel kui ka Veedul ja kui asfalditehased ikkagi täievõimse käima lähevad, et tuletõrje tänav ja siin on juba asfalteeritud järjest hakkavad teid taastama. Toomas, kui ma asfalteerida võib, et ma ei räägi praegu asfaltpanekust, sellest ma saan aru, aga seal on kõik ligade logenid, planeerimata, täna ühtegi masinat ei liikunud peagi, see oleks hea korra töö. Täna ehitajad on öelnud, et nad ei tulnud 9 päevaks siia välja, et homme on vaba püha ja igal juhul minuni on jõudnud info, et 3. hommiku hakatakse Veedul purustades kruusaga teid silust siledaks tegema need aastad. No tore, praegu oli küll, ainuke oli hoiame läbi igal juhul ja on all olukord, jah. Nii, aitäh. Selge, siis rohkem küsimus ei ole. Lihtsalt laupäeval linnakodanikega radar vesteldes paraku ongi niimoodi, et muidugi saab seda järelevalvet paremini teha, aga kuna need ehitushanked on riigihanked ja pakutakse kõige odavam pakkumine tuleb võtta, siis nende kvaliteet ja siis ehitaja vaatabki, kus kogu aeg raha kokku hoida ja võimalikult vähe teha, aga see ei ole vabandus. Nii, järgmine teema ja Rein palun. Tahaks küsida selle rahulolu küsitluse kohta koolis, et ma tean nii palju, mul on kohtunud inimesega, kes oli hoolekogu koosolekul selle käsitluse ja siis ma tean, et seal väga palju oli selliseid ebaseaduslikke vastused õpetajad ei osanud vastata.
tegelikult ma tean ka inimesi, kes ei julgenud seda ankeeti üldse saada. Kuidas te kindlustasite selle, et need koolitöötajad vastaksid sellise teadmisega, et nende ID või IP-aadressi järgi ei otsita neid vastajaid üles. Koolis on tegelikult läbi aastate läbi viidud seda sisehindamist, sisekontrolli, see käib ka selliste nii-öelda anonüümsete ankeetide alusel ja sageli on tegelikult, kes on andnud negatiivset tagasisidet, kui pärast ise pidanud väga tõsiselt nagu vastuseid andma, et miks ta on sellist negatiivset tagasisidet andnud, et ma julgen väita, et õpetajad oma arvamust praegu üldse ei avalda sellisel puhul nii lihtsalt. Käisin ise kooli õppenõus, ma rääkisin sellest küsitlusest ja ütlesin, et see on anonüümne ja mina ei ole, meie siin Kaivoga oleme selle tegelikult põhimõtteliselt läbi viinud ja mingisugust nuhkimist ei ole olnud ja kui inimesed ei usalda linnavalitsus, siis ma ei oska midagi öelda. Ma isiklikult käisin õppenõus ja rääkisin sellest küsitlusest ja mis vormis see on. Nii, aitäh, ma tuleb veel veel. Palun. Mul oleks ka üks küsimus, et keegi Kalev Kepp helistas mulle ükskord ja ütles nii, et me teeme tulevikus Leedule niisuguse uue bussijaama ja paneme selleks seda muda sinna 10 meetrit ees. No praeguses situatsioonis on muda 30 meetrit ees, niisugune suur mudaplats on ja mul on küsimus, et kas Kalev Kepp kavatseb sinna ehitada sellist bussijaama nagu Tartus, et klaasist ja ootepaviljoniga ja bussimüügipiletitega või kuidas? Keegi kodalik palun vastata. Ei, sellist bussijaama sinna kohe kindlasti ei tule, aga omadus sinna küll sinna linnast veetud nagu sobivalt, et see maa oli seal enne künti ja sai seda nagu silutud. Minu arust praegu ei näe sugugi halda, vaataja silmudesse asi. Ja kui sinna taha natukene kõrgaljastust peistustada, ma arvan, et ta ei saa halved, vaid võib-olla saab natuke parem. No tähendab, kui ikkagi suured kuused maha võetakse ja teised sinna muda sisse uputatakse 1,5 meetrit tüveli, siis on selge, et need võivad ka ära. Et tüveli vabastatakse. No, keegi vabastab, jah. Jutt on sellest, et kui öeldakse 10 meetrit, siis peab mees oma sõna pidama ja tegema 10 meetrit, aga mitte 30 meetrit. Nii, kas on veel küsimusi? Tegelikult ma kommentaaris ütlen, et suur kuused maha ei võeta. No, ma ise räägin. Kui seal ei kuiva. Ei ole kuused. Nii, aga on veel küsimusi? Palun veel. Hea kolleeg Tõi tegi otsa lahti ja mul on ka küsimus sellest, et nagu ma aru saan, Puiestee tänava hanke läheb üle etteantud summa ja üks küsimus oleks sellest edasi, et mis siis linnavalitsuse plaan on, kas tuleb eelarve muudatus või millest saab, sest ega kui ta läheb üle eelarve, siis peab seda muutma. Aga teine põhilõpuselem on see, et ütlen, et siin lausa piinlik, mina ütleks, et endal on kah juba igapäevaselt peaaegu kuulda seda teede teemat. Ja ma ütlesin ikka välja öelnud arvamuse, et ega ma seda tunnustada selles mõttes linnavalitsusest, et ega ma ei usu, et linnavalitsus on väga palju selle rahalist võimet on, sest me kõik teame, mis on eelarve. Aga kas linnavalitsusel on ka mingisugused mõtted või mõtteid, et mida see põhimõtteliselt ette võtta ja minu konkreetsem on see, et ikkagi kuidas seda linna eelarvet läbi riigi laekumist parandada. Ehk siis olgu see siis kas tulumaksu laekumise kaudu tulumaksuprotsendi parandamine edasi. Siin näha on see, et me tegeleme siin, ma ütlen, mul on kahju lausa kolleegide aegadest, et auk siin, auk seal. Ma arvan, et kõik me võime lugeda üles neid auke, kus nad on. Mis sellest muutub, kui me lapime 10 august 5 ära? 5 ühele poole, 5 teisele poole. Ma ütlen, et selles kontekstis mul on nagu natukene piinlik olla, sest siit ringist ei tule seda lahendust. Ehk siis kas linnavalitsus kavatseb seda põhimõtteliselt püstitada, kas omavalitsus kogus, linnade liidus jääs. See oleks nagu teine küsimus. Mis puudutab teist poolt, ma vastan ise, aga esimesele poole vastab siis Eiki eelarve. Viimasel linnade liidu juhatuse koosolekul oli teemaks sama
tulumaksu protsent, mis eraldatakse kohalikele omavalitsustele. Praegu käivad valitsuses läbirääkimised kodualuse maamaksu kompenseerimise küsimustes ja on lubatud, et tõstetakse 0,23% punkti vist 11,5 peale selle katteks. Aga mingisugustest tulumaksu protsendi tõstmisest praegu valitsuses juttu ei ole. Öeldakse ära, et neid aegu, häid aegu, nagu olid 2007. aastal varem tagasi ei tule, et kui lähevad ajad paremaks, siis võib-olla tõstetakse seda tulumaksu protsenti, aga midagi nagu rõõmustavaid lubadusi ei jagata. Ja sama on nende tasandusfondi ridadega, seesama hariduskulude katteks tugispetsialistide palga maksmine tänu kohalike omavalitsuste, Maaomavalitsuste Liidu ja Linnade Liidu väga tugevale survele valitsusele võeti lõpuks siis tasandusfondi määrus vastu, kus lubati hariduskuludest maksta ka töötasu siis tugispetsialistide, logopeed, sotsiaaltöötaja, psühholoog, mis saab järgmisel aastal, ei tea, et igal juhul läbirääkimised käivad ja survest me avaldame valitsusele, kuidas see vilja kannab. Nii palju kommentaariks ja juurde, et viimast infot, et kui neid tugisüsteeme või organisatsiooni, mis koolis toetab laste õpikvaliteeti, siis kui neid enam ei rahastata või ei lubata rahastada selle haridustasandusfondi kaudu, siis oli väide ka, et jätaks kohustused välja, polegi vaja koolis. Nagu peame öelda, et teeb siis see nõue välja, seadus on sees, siis peab riik ka tagama rahastuse, aga kindlasti see ei ole mõistlik lahendus. Mis olukorras praegu pered on ja kuidas kodudes, kuidas laste olukord on ja järjest rohkem on vaja koolis just neid abi- ja tugiteenuseid, siis oleks see täiesti kuritegelik lähenemine. Aga Eestivat peab siis Puiestee tänavat. Puudutab Puiestee tänavat, siis kõigepealt me püüame läbi rääkida ehitajaga ja saada seda hinda alla või mingeid teisi tingimusi, mis seda ikkagi võimaldaks, aga kindlasti me tegeleme sellega, et see tänav see aasta korda saaks ja see lõik saaks rekonstrueeritud ja seda ma võin ka öelda, et see ka nii saab konkreetsed ettepanekud, siis kui peaks puudutama eelarvet, siis need inimesed tulevad järgmisele volikogu. Nii, aitäh, Petri veel. Võiks täpsustada, mõtled lihtsalt kommentaariks juurde, et tõesti, meil on vist hingepeal see täna teed ja tänavad, et meil oli siin 6 aastat või 7 aastat tagasi lubadus, et kui saavad uued teed ja organisatsioonid, siis saavad head teed. Ma lihtsalt toon teile argumendina juurde, et kui te seal Linnade Liidus võitlete ja ma usun, et te seda teete, siis minu arvates see, kui me nüüd sellised tänavad halvasti laseme ära ehitada, siis see on tegelikult ka võlgu elamine laste arvel, sest 5-10-15 aasta pärast tuleb kõik need teed uuesti meie lastel ära ehitada. Nii et selle peale võetud kas või laenu, mida iganes, selliste kommunikatsioonide tegemine on pikaajaline investeering. Omaette teema on see, kas ütleme see logopeedi psühholoogi, ma ütlen, et ega need ei ole kerged küsimused. Aga samas selline teede osas, et me planeerime sisse 5-10 aasta pärast augud ja vajumised ja nii edasi, see on kõige selgem laste arvelt elamine. Aitäh! Ainuke valdkond, kuhu praegu on valitsus avalikult välja öelnud ja Riigikogu majanduskomisjonist info tulnud, et järgmise aasta kindel rida, mida suurendatakse teede toetus kohalike omavalitsustele, see protsent oli päris suur. Praegu plaanitakse 80% tõsta, et loodame, et mitte millegi arvelt. Mis puudutab tänavaid, siis ma arvan, et nii mõnedki tänavad ongi täna palju paremas seisus, kui nad olid enne kaevamisi. See, et need kaevamiste kohad siin-seal vajuvad, siis kas vajuvad need kohad või mängib ümber olev piinas, et see on paratamatu, et ma arvan, seda saab vältida ainult mingi põhjaliku teetammi vahetusega või laste arvelt elab ja seda me aga kindlasti isegi kõige parema tahtmise juures me ei suuda kõiki tänavaid hakata meetri sügavuselt üles kaevama ja uuesti ehitama, et see on nagu välistatud igal juhul. Nii, aga on veel teema, Aare palun. See
selle linna tulubaasi teema jätkuks tahaks öelda seda, et ega me ilmselt ei suuda riiki väga tugevalt mõjutada ja sellele nagu lootma jääda, et sealt suunast see tulude pool võiks paraneda, et pigem peame tõsiselt tegelema linna enda tulubaasiga, et ma juhin tähelepanu sellele, et tegelikult on vaatamata nendele suurtele investeeringutele, mis viimastel aastatel on tehtud, ka veevärk ja nii edasi, ikkagi linna elanikkond hakanud vähenema. Ja see on ikkagi see teema, et elanikke on meil siin mingisugune hulk, mille pärast omavalitsused konkureerivad ja Elva peaks siin ka uut arengukava tehes ka väga tõsiselt panustama sellele, et meil tulevikus oleks võimalik see protsess peatada. Sest seal on ikkagi see linna tulude võti edaspidi ja kui see koos rahvastikuga peaks kestvalt vähenema, siis ma küll ei kujuta ette, kuidas seda linna elu on võimalik 5-10 aasta pärast normaalselt üleval pidada. Kogu see tähelepanu tuleks ikkagi sinna suunata väga tõsiselt, mida linn saaks teha selleks, et kas või seesama olemasolev elanikkond ei väheneks tulevikus. Jah, seda kindlasti, aga arengukava on kõigile väärt ettepanekutele avatud eelmisel. Nii, aitäh. Küsimusi August? Ma tahaks ka paar küsimust küsida. Üks suur mure on olnud kogu aeg nii minul kui Aabrelennul Valga maantee prügimägi, mis iga päevaga suureneb, iga päevaga laieneb. Seda me oleme rääkinud 3 aastat, et kui hakkas vaatse seda tööd tegemata, muksime selle prügi või selle, mis oleneb, mis ta saad siis välja kaevas, tohutud asfaldid, betooni, et see kõik tehaks ilusti siledaks, ta laski ühe päevasel traktoriga üle, pool jättis tegemata kadus. Nüüd on see aasta veel sinna juurde veetud, nüüd oli ka kopsal üle. Ta silus seal kuskilt tõmbas korra üle ja kadus. Nüüd on siis Elva linna valitsus hakkad sinna rämpsu võtama. Ma lugesin täna ära, seal on 8 koolust. Ma küsin, kes need unikud saab laine läheb. Ja kaua seda prügimäge tehakse või ta tulebki Elva linna prügimägi? Tegu ei ole kindlasti prügimäega ja meil on linnamajanduse osakonnal kokkulepe, et muld seal, kui nüüd pinnast annab, valutakse ära. Me peame linnatarbeks natuke muldasi oma platsi peale, me teeme sellele nii-öelda ladestusalale kraavid ümber, et sinna ühegi masinaga ligi ei pääse ja loodame, et see isetegevus ära lõpeb, et praktiliselt kõik Elva firmad, kes vähegi mingit linnast kuskilt teisanud on seda sinna paigaldanud, kaasa arvatud ka Elva kommunaalettevõte. See on ühe korra miinus. Aga teised on 3 aastat vedanud. Ühe korra või 2 korra. Jah, kõik. Ma ei hakka vaidlema. Nii, kuulge, võtame ühe kaupa, mul on teine küsimus veel. Jaa, aga Toomas vastab ära, siis tuleb teine küsimus. Palun. Talle vastasin. Toomas ütles, et tehakse ära, kraavis ümber ja Toomas võrd. Aga mul on teine küsimus. Kui Eiki ütles, et Elva linna tänavad on muutunud paremaks seoses vee ja kanalisatsiooni ehitamisega, siis ma küsin, ütle milline? No näiteks Kase Kruusa tänav on kindlasti parem. No ja võib-olla Pargi tänav, Koidu tänav. Aga täna või alles eelmine nädal toimub Kesktänavale pantis asfalt sinna, selle elamute või hoonetaardamise nurga juures. Aga miks ta sinna auto pandi? Pange vaated sinna peale või üks silge näed, siis näete. Paraku on niimoodi, et meie alltöövõtjad firmad, kes teostavad, ongi sellise, ma ütleksin, viletsa töökultuuriga. Eelmine aasta sügisel tehti Tartu maantee koolimaja eest garantiitöid samamoodi. Üks asfaldiauk on lohus ja teine asfaldikraav on mühus. Et selles mõttes ja räägime ja me ehitusjärelevalvele kogu aeg kirjutame, et need asjad tuleb ära teha, aga paraku on väga raske see olgatud ees. Palju asju on väga raske teha, kui see välja kaevanud osa on juba loos, siis seda uut osa ei saa teisega sirgu viida, siis jääb teisipidi loo. Aga täna konkreetselt üle teel ja me sõidame praegu läbi. Terve see Kesktänava on ilus asfalt peal. Toomas veel muretses, jalgratta sõitja pole. No sõida Toomas vaatama, Kesktänava on. Ma ütlen, et ma hommiku just Kalev ütlesin ka, et see ei ole korrektselt tehtud, see on lohus ja see tuleb ümber. Üks on lohus, aga kanalisatsioonikaevud on ära vainud, ümber on asfalt lahti kulg. See on nii, aga on veel küsimusi? Ei ole, siis ma küsiks ühe küsimuse ise, et
hea kord linnas, et mis on linnavalitsus, millise meetmetega arvab, et saaks linn korda, kui ei saa korda äkki või? Lähke öelda, et Toomasel on mõtlemisainet, võib-olla oskab vastata. Äkki ta vastab minule ära ja siis... Ei, sama küsimus, et kuidas Toomas siis suhtubki saab vastata. Et maakomisjonis oli just, et need, kes lepingut rikuvad, ei täida, et paljudel näiteks on praegu leppetrahvi pandud nendele. Ega see ei aita ka tänavate sulgemise maks. Kui tänavad ikka poolest lahti, siis tuleb hakata juba sulgemise maksu lõpuga. See pole isegi trahv, aga see on ikka elementaarne asi, kui sa ikka takistad liiklust, siis hakkad maksma. Tänavate sulgemise maks ongi nii vastu võetud europrojektidega meil teemaks ei ole, aga muude kaevamistega meil on kõigiga teemaks seal, kui siin Maximat ehitati, meil oli teesulgemismaks peal. Et leppetrahv ei ole tehtud, aga... Maximat hiileid asjaga üle teemiseks. Nii, aga hea korras... Tähtsajad ei ole kukkunud ka muidugi. Hea korras tulevad trahvid? Hea korras tulevad, jah, me tegeleme selle. Aga ega see on ka ainuke asi, millega eraomanikke mõjutada. Et siis ka Kesklinna tänava piirkond eelkõige ja rääkimata teistest, et siin üle teie linnavalitsuse ees on mingid hunnikud, mis hunnikud need seal on ja tõsa ka maha väljatud. Oskate öelda? Eetik võib öelda, et ma ei mõtle ainult mõtlen ka neid, kes linnale teevad teenused, et seal, kui sul arhitekt on mööda pannud, disainer on mööda pannud või keegi millegi projekteerimisega mööda pannud ja töö tehtud halvasti, siis tuleb hakata nõudma nende käest sisse, et on väga õige, et võid ilarvus solki kokku teha, aga kui sul sanktsioone ei ähvarda, siis sa teed ja vabalt teed, muidugi see on odavam variant. Kui linn on ikkagi otse tellijaid, siis on see asi mõneti lihtsam ja ausalt öeldes praegu näiteks Murumuna lasteaia garantiitööd tehti väga hästi ära ja kõik, kus vead olid, sai likvideeritud ja ega ta nüüd igal sammu nii päris paha ei ole ka, aga kindlasti on vajaka jäänud. Paha torkab silma, muidugi vead on ka, paha torkab silma. Nii, aga läheks edasi siis ja arvan, et küsimused on esitatud ja kui tuleb siis veel muud küsimused,